Nüüd rehvivahetuse hinnast. Kuna see tegevus on kohe ukse ees, siis on juba esimesed rehve vahetama läinud kliendid kurbusega tõdenud, et vahetuse hind on oluliselt tõusnud. Millest siis asi? Uurime natukene lähemalt. Kui me vaatame täna üldse neid rehvivahetushindasi ja tarbijal on jäänud nagu selline mulje, et rehvivahetus on midagi hästi sellist lihtsat ja labast, et sellega tuleb nagu igaüks toime, siis kui me tõesti vaatame nüüd neid ütleme siis selliseid plekist garaaže, siis paraku jah, et kui inimene oli harjunud oma rehvi vahetama eelnevalt 30 või 25 euroga, siis tõesti sellele kulude tõusule on siis tekkinud olukord, kus siis need garaažid on siis ka korraga hinna tõstnud näiteks 50 või 60 euro peale. Kui me tegelikult vaatame selliseid premium töökodasid nagu ütleme siis autokeskused, sellised tõsisemad rehvivahetajad siis, ja ka enda ettevõtted, siis me näeme tõesti, et me oleme oma hindasid väikse korrektuuri teinud, aga see korrektuur on jäänud sellise 50% piirimaile, mis tähendab seda, et see on nagu, ütleme siis, kui me vaatame täna üldse, mis teeb siis kõik need igasugused tööjõukulud ja elektrikulud, et see on tegelikult olnud marginaalne. Aga ma tean, et aastaid on meie kliendid osanud seda teenust hinnata ja ma arvan, et nendele klientidele, kes on sellist head teenust mõistliku hinnaga kogu aeg tarbinud, nende jaoks see kindlasti ei ole šokk ja nemad ei saa sellest hinnatõusust aru. Seega on suuremad turuosalised seisukohal, et selline informatsioon tuleb pigem nendelt vahetajatelt, kes lihtsalt hooajaks koha lahti teevad. Eks siis sellisteks, kus siis käive on nagu kasum. Hästi palju tehakse siis musta raha, ei väljastata tšekke, aga selge on see, et täna me saame aru, et väga paljud töölised ei ole nõus enam mustalt tööle tulema, hooajaks tööle tulemas, töölised tahavad garantiisid, telk vajab ka kütmist ja nii edasi, et selles mõttes, et kõik saavad täna aru, et hooajal siis see 10 tundi rabeleda ja päeva lõpuks mitte midagi kätte nagu ei jää, siis ütleme nüüd, et lõpuks on vist ka kõigil hakanud kohale jõudma see, et head teenust pakkuda tuleb ka siis raha teenida ja minu arust on, mis on just sellise toreda olukorra loob ta tegelikult nagu üldiselt, et täna, kui me tõesti vaatame mingid aastaid või hooaegasi tagasi, kus siis samad premium vahetajad versus siis telgid, hinnavahe oli nagu meeletult suur, siis täna me näeme, et pigem on see premium klassi teenindus muutunud odavaks, sest enam ei ole kahekordset hinnavahet, on täna 5 või 10 eurosed hinnavahed, ehk siis ütleme nüüd, et turg on siis jõudnud sellesse olukorda, kus ta oleks pidanud juba aastaid tagasi olema. Et tegelikult praegu siis sellise kõige tavalisema autorehvivahetus, sõiduautorehvivahetus jääks ikkagi kuskil sinna 100 euro piirides. 100 on kindlasti üle paisutatud. Kui me täna vaatame sellist, ütleme, kas või siis enda rehvi töökohast, siis ütleme siis enam küll ei eristata ära, kas ta on 13, 14, 15, siis öeldaksegi ära, et kuni 16-olised rehvid, mis on siis ikkagi põhimõõdust on siis keskelt läbi kuskil 60-70 eurot. Jah, tõesti need autoomanikud, kellel on siis 20 ja 21-olised rehvid, nemad peavad siis tõesti natukene üle 100 euri seda rahakotti nagu kergitama. Teine probleem hooaja eel on rehvid ise ja nende kättesaadavus. Ka selles vallas on toimunud negatiivses mõttes turumuutusi. Väga paljud tarbijad tegelikult ei tea, et enamus tootjaid on siis oma naastrehve ja pehmet lamelli tegelikult tootnud nagu Venemaal. Ja see, et Venemaa on ikkagi, Venemaalt me enam rehve tuua Euroopa Liitu ei saa, teha seda on oma tööd seal seiskanud, siis tegelikult kindlasti tuleb selline väga huvitav hooaeg, kus väga paljud ostjad ei pruugigi tegelikult seda rehvi saada, mida nad saada sooviksid, ehk siis järjekordselt soovitused, üldse mitte nagu paanikat külvata, aga talv tuleb, seda me teame ükskõik, kas me vaatame seda ilmateadet hommikul õhtul, aga talv üks hetk nagu tuleb, et kindlasti soovitakse nendele, kellel ikkagi mingisugune vajadus rehvide jaoks on olemas, et ärge jätke seda viimasele minutile, et vaadaku varakult ära, vajadusel tellige, leidke alternatiive, et ma arvan, et need kliendid kindlasti, kes otsustavad näiteks kuskil novembri keskel hakata rehvi ostma, et esiteks nad ei pruugi saada, mida nad soovivad ja teiseks ma arvan, et nad maksavad ka
väga-väga kõrget hinda nende rehvidest, mis veel kellelegi äkki lattu on jäänud. Seega mõttekoht. Ilmselt hetkel, kui väljas on veel tublid plusskraadid, me sellele ei mõtle, aga peaksime.